Tere Airsofti huvilised! Täna teen video ülevaate sellisest Airsofti relvast nagu Yingong G36K, mis tuleb sellises karbis tavaliselt, ehk siis G682 koodiga. Räägime sellest ka, mis siin karbis leidub. Kõigepealt siis tuleb JG G36K relv ise. Siis on tal kaasas üks tavaline akulaadija ja üks 1100 milliamprine metallhübriidaku. Ja loomulikult tavaline manuaal ja igasugu muud huvitavat kama, mis sealt kaasa tuleb. Aga relvast lähemalt. Relv on siis keskmise pikkusega variant G36 ehk siis K-versioon. Relv on saada ka nii lühikeses kui pikas versioonis. Lühike on siis C-variant, mis on umbes nii pikk ja täispikkuses on umbes nii pikk versioon sellest relvast. Relv ise on plastikkerega, sisu on metallist, torud, asjad on metallist nagu ikka. Relval on voltav kaba, mis käib külje peale kokku ja lukustub ära. Kaba käib kokku siit. Niimoodi. Salveriiv on tal siin all. Salv käib alt otse sisse. Salve maht on kuskil 400 Airsofti kuuli ja kaasa tuleb tal siis HiCap salv standardis. Lisaks saab osta standardsalvesid kusagil 60 kuni 120 mahutavusega. Peal on relval rels, kuhu saab panna standardsihikuid ja samamoodi on all pikatini siin olemas, kuhu saab panna vertikaalse käepideme. Lisaks on näha külje peal kruviaukusid, kuhu saab kinnitada samasuguse relsi, et lisada lampi, laserit, mida iganes soovid. Tuleümberseadur on kahepoolne, ehk siis sobib mõlema käelistele väga ilusasti. Veel vinnastushoog. Selle taha tõmmates avaneb hop-upi koda, kus saab reguleerida siis selle ratta abil hop-upi. Ja edasi juba tehnilisest küljest rohkem. Nii, jätkame G36 salvega. See on selline huvitav salv, et võttes teise samasuguse salve on võimalik neid omavahel väga lihtsalt kinnitada. Mis tähendab seda, et kui on kaks salve koos, siis salvevahetus relval on väga kiire ja mugav. Relv ise on samuti väga lihtne lahti võtta, hooldada, juppe vahetada ja nii edasi. Laesär käib välja ühe tiftiga. Siia käib siis mini-type aku laesääre alla. Siin on tal kaitse igaks juhuks, kui midagi peaks juhtuma sisuga. Kaasa tuleb tavaline mini-type otsik, mida saab siis asendada sobiliku otsikuga hiljem iseseisvalt. Põhijuppideks käib relv väga kiirelt. Järgmine tift tuleb salve avast välja. Kaba läheb kokku ja tagant on üks kuuskant, mis on vaja lahti keerata. Ja siis saab juba kätte gearboxi ja hop-up koja. See on siis Yingongi G36 gearbox. Sisu on standard Hiina sisu, ehk siis plastikkolv, plastikkolvi pea, väga head tugevad metallist hammasrattad, mis ei vaja vahetamist, tavaline mootor. Selle akuga, mis tal kaasa tuleb, laseb ta täiesti normaalset lasketihedust. Väljalaske kiirus nende relvadel peaks olema kuskil umbes 105-110 meetrit sekundis. Lisaks saab siit kätte ka kohe hop-up koja. Mis tuleb tagant välja. Ehk siis tavaline pronkstoru peaks olema 36 cm. Ja hop-up koda kui selline on väga hea disainiga. Hop-upi reguleerimine käib rattast, mis trummel disain, mis annab väga hea stabiilse
hop-upi efekti peale ja väga täpselt saab timmida ja reguleerida seda, kui palju sa soovid hop-upi oma relvale saada. Natukene veel sellest gearboxist lähemalt, et tavaline gearbox laseb natuke üle 100 meetri sekundis, väga lihtne on tuunida. Standard tuuning kuni 120 meetrit sekundis sisaldab siis uue vedrujuhi, uue vedru asendamist. Paljud tahavad ka natukene kiiremat lasketihedust, selleks pannakse uus mootor ja soovitatavalt ka vahetada välja plastikpuksid, mis on originaalis kaasas metallist või siis laagrite vastu. Ja siis saab juba väga odava rahaga korraliku tuuningu teha relvale. Selle koha pealt kõik ja siis edasi väikene kokkuvõte. Video viimases osas räägime sellest, miks on see relv hea. Ta hinnaklass on aktsepteeritav nii enamikele algajatele kui ka kogenud mängijatele. Erinevad pikkusega JG G36 mudelid lähevad seal kuskil 150 eurosesse hinnaklassi. Sealjuures nende plastikuskere on täiesti aktsepteeritava tugevusega. Üldiselt relvi ei lõhuta väga ära ning sealjuures ta on hea kerge ja väga mugava kasutusega airsoft rünnakrelv. Räägime natuke lisavarustusest. Kuna see aku ja laadija, mis tal kaasa tulevad, on odavad Hiina omad ja talvel külma ilmaga ei pea väga hästi vastu, siis esimene soovitus siia relva sisse oleks mingisugune korralik liitiumpolümeer aku. 1,8 amprine 7,4 volti aku mahub suurepäraselt siia laese äärde tavalise minitype aku asemel. Uus otsik on vaja panna, see on siis XT60 otsik, mis on kindlasti oluliselt parem kui tavaline miniotsik. Seda saab relval vahetada täiesti vabalt. Samuti on siis vaja uut liitiumpolümeer LiPo akulaadijat. Tavalise akulaadijaga ei tohi LiPo akut kindlasti mitte laadida. Need kaks asja kokku maksavad umbes 50 euri, mis on täiesti normaalne lisainvesteering, tänu millele sa saad relvaga mängida nii suvel kui talvel, pikkasid üritusi, lasta kuni 2-3 tuhat lasku ühe laadimise pealt, mis teeb elu kindlasti palju mugavamaks. Ja lisaks siis kõige lõpetuseks kroonome ära relva, vaatame, mis kiirust ta laseb, mis lasketihedusega ja siis olekski tänaseks kõik. Aitäh!